Martin, on selline kõnekäänd või ütelus, et mehed kõnnivad kuni 50. eluaastani tõusuteed. Siis nad jõuavad tippu ja püsivad seal väga kaua. Mis sa ütled selle peale? No ma ei vaidle vastu, aga ma arvan, et mul on veel võimalik veel rohkem kõrgemale tippu poole ronida, kui ainult isu jätkub. Et ma ei arva, et ma olen veel kõik ära teinud, mida teha annab. Kas sul on juubelikünnisel mingid eksistentsiaalseid mõtteid ka, mis on olnud või mida tulevikus veel teha või? Ja vaat seda küsimust on teised ka küsinud mult, et näed, et nüüd saad 50, et kuidas tunne on. Ja vastaan ikka, et täitsa nagu mitte mingit tunnet ei ole. Ma juba aastaid ei pea oma sünnipäeva suurejooneliselt. Ma olin noor 20-ndates, isegi 30-ndates sünnipäev oli väga suurejooneline üritus. Kõik sõbrad ja pidu kestis teinekord kaua, mitu päeva või ja juba pikka aega ma enam ei tee selliseid sünnipäevasid. Pigem on minu selline ideaalne sünnipäev see, et istun oma lastega koos, tihtilugu põgenen ka veel välismaale kuhugi soojemale maale, aprill on selline, et Eestis ma olen pidanud oma sünnipäeva nii põlvist saadik lumes, muide aasta tagasi ka oli ju lumimaas minu sünnipäeval aprilli lõpus ja kui ma õigesti mäletan, 88. aastal oli aprilli lõpus põlvini lumimaas. Aga ma olen pidanud ka niimoodi, et puud on juba vaikselt hiirekõrvades ja muru on roheline, et see Eesti ilm on nagu ta on. Ja, aga natuke liiga külm tavaliselt ja siis ma põgenen ära. Nii et ma ei mingit suurejoonelisi pidustusi ei ole teinud juba mõnda aega ja väike pressing on olnud seekord ka, aga hiilin ära. Aga vaatame veidi tagasi, et alustame lapsepõlvest. Sul oli või on vanemad, kes on üsna tuntud inimesed. Kas see on kuidagi mõjutanud sinu kasvamist ja sinu käekäiku ka? No ikka muidugi. Ma lapsepõlve kokkuvõtvalt võiksin öelda, et helesinine, ilus helesinine. Noorus oli kuldne, aga lapsepõlve helesinine. Ja vanemad muidugi, vanemad olid, ütleme, kui palju me lastena sellest aru saime, aga meil oli nagu väga selline kultuurne ja vaimne kodune õhustik. Ja me olime selles mõttes õnnelikud nii-öelda vana aja inimesed, et kõik vanavanemaid nägin ja tundsin ja nende juures käisime ja olime. Tädid ja onud olid olemas, nõbud olid olemas, kellega mängisime eakaaslased, et selline täitsa nagu mingisugusest vanaaegsest raamatust selline perekond ja muidugi, mis puudutab sellesse kodu, jälle väiksena me ju ei pruukinud sellest aru saada, aga kui ma tagantjärgi jälle mõtlen, need inimesed, kes meil külas käisid, need olid muljetavaldavad inimesed. Ma tihtilugu toon välja seda, et ma istusin ja kuulasin suu ammuli Linnart Mälli, kes oli nii ema kui isa selline hea tuttav. Aga mitte ainult, me käisime suvitisime maal, käisime enam-vähem iga nädala lõpp külas Jüri Arrakul saunas. Ma mäletan väga selgelt, kodus meil käisid külalised nagu Erki Svendüür näiteks või me käisime erinevatel vintidel külas, vindid käisid meil külas, et selline, võib-olla need nimed tänapäeva noortele inimestele ei ütle midagi. Aga need jutud, mida räägiti, need asjad, nagu see õhustik, mis oli, see oli tõesti nagu mulle väga meeldis. Mart, sinu isa tsiteerib üsna sageli enda isa, sinu vanaisa ja ka vanaema, et nad olid ka vist üsna säravad ja erakordsed inimesed. Olid küll ja kõik mu vanaisad ja vanaemad olid väga, väga silmapaistvad, et mu isapoolsed vanemad on pärnakad ja mu emapoolsed vanemad on siis põhimõtteliselt mõlemad Põhja-Eestist või siis Harjumaalt või lausa Tallinnast, et seda liini pidi olen ma Padu Vurle, mitmendat põlve Padu linnavurle, aga mõlemad suguvõsa liinid on niimoodi, et ma ei kannata elada sisemaal.
soolase vee lõhn peab kuskil olema. Et ma käin hea meelega, Kesk-Eesti on minu meelest imeilus, Lõuna-Eesti on samamoodi imeilus, inimesed on seal vahvad, aga kuskil, noh, kui ma mõtlen selle pealt, kus ma peaksin elama, ei, ma pean ikka elama kuskil, kus on silmapiir lõputu ja kus on soolase mere lõhn, nii Pärnu kui Tallinn tegelikult nii on. Ja noh, ja siis isavanemad olid, seda elutarkust oli seal hiigla palju ja sellist ranget, ma isegi ütleks tsaariaegset moraalikoodeksit. Ja noh, mõlemad vanaisad loomulikult olid sõjakangelased, mul on 2 vanaisa peale kokku 3 raudristi pärandatud. Sõdisid, nagu vanasti öeldi, vales mundris, aga õige vaenlase vastu. Ja üks, no siis emapoolne vanaisa on Kaljureitel, kes hilisemal ajal pärast sõda oli tuntud ka kui skulptor, ongi väga paljud tuntud ja kuulsad monumentaalskulptuurid tema poolt tehtud, mis on siiamaani väljas ja ka temal oli väga huvitav, alati väga huvitavad jutud ja väga huvitav maailm ja väga huvitav maailmapilt. Minu ema oli siis abielus, tema teine abielu oli Grigori Kromanoviga, kes on ju tuntud Eestis kui Viimse reliikvia ja hukkunud alpinisti hotelli režissöör ka, noh, ülihuvitav, põnev maailm minu lapsepõlves, ma käisin korduvalt, vanaema töötas ETV majas, selles põnevas maailmas nii-öelda sõna otseses mõttes kaadri taga ja see, no mul oli väga-väga huvitav ja samal ajal kõik mu suved olid maal, mere ääres, 80ndate lõpul Mart kolis maale elama, nii-öelda Nõukogude võimu depressiooni eest põgeneski sõna otseses mõttes ära ja noh, kuigi see oli nagu selles mõttes nii rahaliselt kui üleüldiselt raske aeg, eks ju, minu jaoks oli see selline üks lapsepõlve kõige ilusamaid perioode. Laudas olid omad notsud, pullid, kanad, haned ja mul ei ole mingit emotsionaalset probleemi. Sügisel jõudis, ma ise toitsin neid peo pealt või lilledega ja asjadega ja sügisel tuli nuga kõrri lüüa neil ja pärast sõime ja küll oli maitsev ja noh, meie andsime neile ilusa kasvamise ja toitlustuse ja sügasime kõrva tagant ja nemad andsid meile tagasi ja see on elu minu meelest loomulik osa. Jah, seda nimetatakse vennaihuks. Noh, kuidas iganes, aga see oli väga... Ja muidu sinna juurde töökasvatus. Noh, lapsepõlves meid sunniti rohima, õune, kus ma vihkasin seda. Sunniti heina tegema. Meeldis ka väga vähe mulle see jutt, mida räägid, oi, värske heinalõhn ja lõpetage ära. Nii et aga noh, selle rohimise ja heina tegemise kõrvale ja noh, mis kõik käsitsi tööd olid, ei olnud huskvarnat kuskilt võtta. Et selle kõrval jõudis mängida indiaanlasi, me naabritel 80ndatel juba olid purilauad, me tegelesime purilaudamisega, me tegelesime parvetamistega, asjadega, see kõik oli sinna juurde veel, puu otsa ehitasime onne asju ja sul on 2 õde, üks neist on Maarja lausa kaksikõde, et kuidas on kasvada õdedega ühes peres, et kas sa igatsesid sa venda näiteks? Ma ei tea, et ma oleks igatsenud venda ja Maarja, noh, mina olen kõige noorem, ma olen pesamuna. Maarja sündis must 15 minutit ikkagi ennem. Et ja noh, see ei olnud nagu selles mõttes, see ei olnud valik, seepärast, et raseduse käigus olin mina söönud kõik toidu ära ja ta oli minust tükmat kribum. Ja noh, siis ma ei tea, konsiilium või arst otsustasid, et kui teda esimesena ei saa kätte, siis ta ei või pruugi ellu jääda, et see oli noh, väga raske sünnitus, aga jah, tema sündis esimesena ja tema on alati kuidagi olnud ka lapsepõlves oli selline initsiaator kõikidele asjadele, et ma olin hea vend selles mõttes, et tegin nagu vaja oli. ja vanem õde oli meist 3 aastat või natuke rohkem kui 3 aastat vanem ja väga hoidis meid. Ehkki me teda traumeerisime. Noh, võid ette kujutada, sa oled 3-aastane üksik lapsukene ja siis on sul järsku 2 pampu, kes röögivad ja kogu vanemate tähelepanu ära võtavad. Et noh, ei ole lihtne lapsepõlv. aga siiski me oleme väga kokkuhoidev olnud lapsest saadik, siiamaani ilusti hästi tihedalt suhtleme ja siis vanema õe lapsed on minu ristilapsed mõlemad. Nii et jah, 2 õde ja mõlemad nad on minust paremini haritud, mõlemad nad on doktorikraadiga ja mina ainult tühine magister. Nii et ja Maarja on ka avalikkusele rohkem tuntud, eks ole,
oma sõnavõttude ja kolumnistitöö ja raadiosaadetega. Kuule, aga räägitakse kaksikute mingisugusest kummalisest omavahelisest sidest, emotsioonidest, vastab see tõele? Absoluutselt vastab tõele, meie puhul vähemalt. Ma ei tea, kuidas teistel on, ma teiste puhul ei oska mõõta, aga me oleme seda korduvalt arutanud. Et on näiteks, mida vanemad ütlesid, kui me olime väiksed, me öösel magasime alati ühe külje peal. Erinevates tubades võisime magada või erinevates voodis, aga mingi aja jooksul üks keeras külge, teine keeras sama külje. No sellised asjad ja me oleme ka hiljem näiteks märganud, et kui ühel on mingid tervisemured, siis müstilisel kombel enam-vähem samal ajal teisel on ka mingi tervise tagasilöök. Mingisuguseid selliseid asju ja ma ei ütle, et meil on telepaatiline side, aga et mingitele mõtetele me tuleme enam-vähem samal ajal, samamoodi jõuame sinna välja. Et on küll olemas selline side ja see ei ole kadunud ära, kui me oleme me oleme ju ammu elame, tema kolis ennem veel kodust ära kui mina ja ammu elame eraldi elusid, aga see ei ole nagu selles mõttes ära kadunud. Keskkooli aeg oli meil nõukogude ajal enam-vähem kõigil ühesugune. Minu keskkooli aeg oli juba vabariigi algusaeg. Mina olin 15, kui oli laulev revolutsioon, tähendab 91. aastal, kui Eesti Vabariik sündis, mina olin 15 või taastati täpsemalt. Ja ütleme siis see nii-öelda teismelise, varateismelise aeg oli laulva revolutsiooni sellises üliemotsionaalses sellises õhustikus. Ma elasin selle ajal Lasnamäel. Laululava oli 20 minutit jala käia või natuke rohkem, võib-olla 20-30 minutit jala käia läbi Peatage Lasnamäe, kus võis peksa saada selle eest, et sa nägid välja nagu eestlane või rääkisid nagu eestlane ja selles mõttes siis ma lõpetasin, kui ma nüüd keskkooli ma käisin siiski juba 90. alguses. Pärast läksid sa ülikooli ajalugu õppima, et kas see tuli kuidagi Mardi eeskujul või on see ajaloo huvi olnud sul juba lapsena? On ja naljaks lugu on see, et minu ainus motivaator, miks ma üldse hambad ristis keskkooli ära lõpetasin, oli see, et ma teadsin, et ma tahan minna ülikooli ajalukku õppima. Ja muidu mul ei olnud, ma ei olnud, ütleme siis niimoodi, mul koolis käimine ei tulnud kergelt. lihtne nagu kokkuvõte asjast on selline, ei meeldinud ja ei tahtnud. Aga et mul oli olemas see põhjus, miks ma hommikul sundisin ennast ja miks ma siis võtsin ennast kätte ja tegin ära isegi matemaatikaeksamid nii hästi halvasti, kui nad said tehtud. Ja tahtsin minna ja tõesti, isa on ajaloolane, ema on ajaloolane, onu oli ajaloolane, onu naine oli ajaloolane, tädi poeg oli ajaloolane, et selline lootusetu kamp ütleks niimoodi, et ja see tundus ja see humanitaar nagu õhustik kodus või see ajaloo huvi kodus, alates sellest ajast, mida vanaisad rääkisid, kuidas Eesti ajal elati. Ja lõpetades võib-olla mingisuguste selliste, ma ei tea, onu oli tohutu Napoleoni fänn, eks ole, onu Rein. Ja temale meeldis see 18-19 sajand, tal oli omal ajal niisugune ütlus, et iga eelmine sajand oli kindlasti parem kui järgmine. Millega ma isegi ei vaidleks väga. Aga siis ütleme, muistne vabadusvõitlus ja niisugused asjad need nagu kõnetasid lihtsalt. On sul ajaloos mingi eriline periood või mõni sündmus, mis on? Mind ennast siiski, mul on meeles isegi mingisugune hetk, ma ei oska vastata, kui vana ma olin, aga seal 11-aastane vast, kus mul oli eriline Vana-Egiptuse huvi. Ja põhjus olla võib-olla selles, et 80ndate keskel ema, kes oli kunstiajaloolane, käis, mis oli küllältki erakordne, Egiptus ei olnud nüüd nii võimatu, aga käis reisil Egiptuses ja tuli sealt tagasi, oli käinud Giza püramiidid, kõik need sfinksid, kõik mis asjad ta seal ära nägi, eks ole. Tõi meile ka sealt muide sõna otseses mõttes värvilise kustukummi. Ma olin üle kooli poiss sellega. Lõhnav värviline kustukumm. Tänapäeva inimesed lihtsalt ei saa aru, millest me räägin, aga proovige 80, ma ei tea, mis oli 6 aasta või umbes niimoodi. See oli midagi erilist. Ja see mul nagu, ja üldse siis antiikaeg. Vana Kreeka, vana Rooma,
ma ise otsisin üles, ma mäletan, meil olid mingisugused Eesti-aegsed lausa kootikirjaga sellised mingisugused vihikud või trükkised Vana-Rooma kohta. Kootikirja oskan lugeda kenasti. Ja poliitika on ajaloo huvilisele või ajaloo tundvale inimesele tegelikult üsna lihtne. Seda on lihtne mõista. Seda on väidetud nii, et ajaloos on kõik juba olnud ja kui keegi tuleb mingisuguse jabura ideega, siis ajalugu tundev inimene ütleb, et ära hakka, see lõpeb halvasti. No kipub nii olema jah, et see dekadents, mis meie ajastul praegu on, läbi käidud tee, mitte lihtsalt Rooma impeerium või Kreeka linnriigid või ka mingeid teisi näiteid on palju võtta Kaug-Idast ja Indiast näiteks, India tsivilisatsioonidest, et läbi käidud tee, kõik teame, kuidas lõpeb pisarate ja verega ja hirmsa ahastusega ja vaesusega. Nii et parem oleks mitte minna seda teed, aga kas siis ajaloost õpitakse? Kahjuks mitte, et võiks ju õppida. Näiteks Bütsantsi ajalugu selles mõttes minu meelest, kui me vaatame täna seda, kuidas Euroopa Liit toimib ja siis lähme tagasi Bütsantsi ja vaatame, kuidas Bütsantsi allakäik mehaaniliselt toimis, paralleelid on karjuvad. Eevaga, oma abikaasaga, oma laste emaga said sa tuttavaks juba ülikoolis ja õppisid ühel kursusel. Jah, õppisime esimesel kursusel, saime ka kohe sõpradeks ja headeks tuttavateks, aga üks meie kursuse vend jõudis vahele, napsast ära ja nad oli, ülikooli ajal tema elaski koos ühe teise kursuse vennaga ja mina olin, ütleme siis niimoodi, et kuidas see parim viis öelda on, nautisin poismehe põlve, võib-olla võib nii öelda, et erilist ei tundnud ka väga vajadust ja ütlesin ka väga selgelt, või iseendaga nagu olin selle asja endale selgeks teinud, et ei ole veel valmis kooselu elama kellegiga või pühenduma niimoodi, et ei ole veel valmis perekonnaks. Ja siis käis ühel hetkel klõks ära. Kuskil seal 3. kursuse lõpul sain aru, et kõik paremad peod on peet ja kõik need asjad on tehtud ja nähtud, et see ei ole see, millega nüüd oma elu järgimisi kümnendeid sisustada, et nüüd on vaja millegi tõsisema, millega püsivama, millegi jäävamaga ja see klõks käis ära ja siis mul jubedalt vedas, ma niikuinii olin ju esimesest hetkest saadik Evale silma peale heitnud ja see nende suhe jooksis laiali ja seda võimalust ei tohtinud lasta raisku. Ja sinu CV-d lugedes on seal nii palju ametid, et nagu vanasti öeldi hunt Kriimsilmal, et küll on seal muuseumi juhi ametit, muuseumi fondi juhi ametit, kirjastaja, mis kõik Välisministeeriumi ametis olnud, oled sa olnud teatri- ja muusikamuuseumi varaosakonna juhataja, ajakirjanik, välisuudiste toimetaja Delfis, lõputu nimekiri. Ja raadios töötasin ka Kuku raadios omal ajal töötasin ja mu esimene töökoht, mille eest mulle palka maksti, uskuge või mitte, oli turvamees. See oli Kaitseliidu, kuidas ta nimi oli, julgestusrühm või kompanii ja Tallinnas oli ja 90-ndatel ma astusin Kaitseliitu põhimõtteliselt, hakkasin kohe pärast taasiseseisvumist seal kohal käima, siis ma ei olnud veel täisealine ja ma ise enam-vähem panen punkti, et mind võeti liikmeks või kuidagi vormistatis ära 94. aasta iseseisvuspäeval. Aga ma kindlasti vilkusin seal staabis juba varem, see oli Narva maanteel oli veel see vana maja, mitte see uus, mis nüüd ilusti ära korda on tehtud ja väga hästi lahedaid vanamehi nägi seal, kõik need, kes olid veel vabariigi ajal olnud Kaitseliidus, tulid ka kohale. Ja nendega oli väga ka lahe. Ja siis minu taolised noored totud, et oma esimese relva sain ma seal ennem kui ma olin 18, ma arvan, ma ostin 17-aastaselt selle relva, ma ei ole kindel, kuidas teda vormistati tol ajal, aga pealik tint kirjutas mingile paberile alla ja
ja mul mingi paber oli taskus ja relvaga ringi käisin ja noh, see nagu kuidagi tol ajal toimis. Ja siis ühel hetkel kutsuti, et noh, tahad, et meil mehi puudu, eriti selliseid, kes töö juures ei maga ja ei joo. Ja ma teenisin 94-95, töötasin jah seal maru head palka. No, ma lihtsalt nagu panen võrdlusesse, ma arvan, ma sain oma parim palku, ma tegin nagu tohutu palju mingit, tollel ei olnud õnneks sellist asja nagu mingi tööaja seadused. Ma tegin 72 tundi järjest vahetuse ükskord. Ja ma arvan, ma sain ligi 4000 krooni 94 aastal. No ma põhimõtteliselt ostsin paari kuu palgaga endale vägeva auto. Ja noh, elasin ikka väga head elu, et siis pärast, kui ma ülikooli läksin, või noh, siis ma läksin veel eraldi tööle sinna samasse välisministeeriumisse ja sain ülikooli kõrvalt poole kohaga välisministeeriumis töötada. Noh, see palk oli kribu võrreldes turvamehe töötamisega, aga ma olin päris heal järjel üliõpilane. Noh, 90-ndatel kõik olid vaesed. Kui sul natuke raha olid, siis sa olid ikkagi juba lai leht. Aga neid töökohti oli päris palju, et oled sa kuidagi olnud rahutu hing või mõni inimene lõpetab ülikooli, läheb suunamisega kuhugi tööle ja sealt läheb pensionile. Sinuga ei ole nii? Ei ole. Ütleme, see koht, mis mul on nüüd täna, on kõige kauem püsinud töökoht, mis mul on, see on üle 10 aasta, nüüd 12 aastat saab. Aga õnneks vahepeal on olnud, ütleme, selle töö sees on või poliitika sees on olnud muutusi, et ma olen olnud minister, ma olen olnud Riigikogu aseesimees, noh, fraktsiooni juht, noh, nagu varieerumist olnud. Ennem seda ikkagi 5-6 aastat oli siuke enam vähem ja siis mul ei olnud enam huvitav. Aga on täitsa selge, et ma ütlen selles mõttes, ma täiesti teadlikult tahtsin proovida, mis mulle sobib. Tahtsin leida seda, mis mulle sobib ja tahtsin ka õppida erinevaid asju. Et mul on alati meeldinud, kuidas ma nüüd ütlen, ma ei ole kunagi põlanud tööd. Et tööl käimine minu meelest on inimese elu osa. Ükskõik, mis tööd sa teed, peab hästi tegema minu meelest, pühendumisega tegema. Ja kui enam ei meeldi, siis ei tohi kinni jääda, vaid siis tuleb öelda, et enam ei meeldi ja ma hakkan midagi muud tegema. Ja midagi muud otsima. Ja siis sa lased lahti sellest, mis enam ei meeldi või enam ei taha ja hakkadki midagi muud tegema. Ja noh, see Konfutsiuse ütlemine on ikka väga hea, et kui sa leiad endale töö, mis on sulle nagu, mis sulle sobib, siis sa eluaeg enam tööl ei käi, sul on nagu hobi. Noh, umbes mingi selline see ütlus tal oli, et töö peab olema selline, mis sobib ja inimesed on väga erinevad, tööd on väga erinevad, kellele meeldib rutiin, kellele ei meeldi rutiin. Aga noh, sellest ühest asjast pead aru saama, et tööd tuleb ikka teha. Sa oled tihti pealtnähad ujunud vastuvoolu ja mõnikord suhteliselt ebapopulaarsetes situatsioonides. Näiteks sa üsna noorelt hakkasid sa tegema nii-öelda agitatsiooni või inimesi teadvustama Euroopa Liidu liikumise karidest, kitsaskohtadest. See ei olnud toona ju väga populaarne, sest et mainstream ütles, et Euroopa Liit, see on kõik abirahad, lahtised piirid, ühine valuuta, noh kõik helge tulevik. Helge tulevik ja ma paneksin sellise konkreetse ajahetke, kus ma sain aru, kui halb asi on Euroopa Liit. Sellesse aega, kui ma töötasin välisministeeriumis 90-ndate teisel poolel ja olin poliitika planeerimise osakonna töötaja ja minu töö hulka, ühel hetkel oli minu töö ülesanne lugeda läbi Amsterdami leping ja Nizza leping. Ja kui ma need lepingud läbi olin lugenud, ma sain aru, et täitsa pekkis, see on halb asi, see on sotsialism, see on rahvuste tasalülitamine, see on tsentraliseeritud juhtimine, et meil sellega läheb hapralt, et meie just äsja taastatud rahvusriik, mida me hakkasime ehitama, rahvuslik identiteet, vabaturumajandus, kõik rullitakse maha. Ja juba 90-ndate lõpul oli mulle ka selge, et tuleb massiimmigratsioon, tuleb homovärk, tuleb tsentraliseeritud maksustamine, tuleb selline nii-öelda uus ideoloogia, uus kehtestatud ideoloogia, et see kõik tuleb. Ja inimesed neid asju tookord ei näinud ja ei saanud aru, aga see oli kõik seal sees.
ja ainult inimene, kes ei tahtnud seda näha või ei olnud kunagi lugenud neid asju. No ja siis tuli loomulikult juba Euroopa Liidu uus põhiseadus, mis siis hiljem nimetati ümber Lissaboni lepinguks. See vormistas neid asju. Et mulle oli selge algusest saadik, et täpselt nii, nagu me tookord ütlesime, ühest liidust tuleme, teise liitu läheme. Erinevused loomulikult on. Euroopa Liidus veel ei ole gulaagi, aga juba virtuaalne gulaag eksisteerib. Et see asi on lihtsalt vale suund. Ta ei ole õige suund. Ja ma ei ole kunagi pidanud tõdema, et ma mööda panin. Keegi ei suuda mulle selgeks teha, et ma eksisin suuresti selle asjaga. Ja siis ilmselt see 60+ % Eesti rahvast eksis. Ei, aga 60+ % Eesti rahvast ju hääletas millegi muu asja poolt. Hääletas selle poolt, et saame Venemaa eest ära. Hääletas selle poolt, et elu läheb paremaks. Hääletas selle poolt, et ma saan Hispaaniasse ja Itaaliasse või ka Soome reisida ilma piirikontrollita. Selle poolt ta kõike hääletas, seda kõike lubati ja osaliselt on seda kõike tehtud ja hiljem hääletas või hiljem toetas seda, et saame ometi euroraha, eks ole. Kõige selle poolt ta hääletas, aga keegi ei hääletanud selle poolt, et meil on olemas see nii-öelda kohustuslik transideoloogia, et meile tulevad kohustuslikud immigrandid massiliselt sisse. Kõik selle poolt ei hääletanud keegi ei hääletanud selle poolt, et meile tehakse rohepööret. Nii et selles mõttes valijad hääletasid midagi hoopis muud, kui nad said. Ja ometigi sa, olles Euroopa Liidu sisu läbi näinud, kandideerisid üksikkandidaadina 2 korral. 2004 sa said 1475 häält ja 5 aastat hiljem, 2009, tegid uskumatu tulemuse, said 9832 häält. Sa tegid üksinda kampaaniat, ühe mehe kampaania. Ja mis rahaga, olematu rahaga. Ütleme ausalt, laste toidu arvelt. Aga jah, minu loogika oli lihtne, et need samad, kes meil on valetanud selle asja kohta ja nüüd lähevad oma nii-öelda välisjõuteenistusesse liitumise eest saama oma kannuseid ja preemiaid seal Euroopa parlamendis, et neile peab keegi minema ja neid paljastama kõrvale. Ja seda nii-öelda Euroopa Liidu tegelikku olemust, et need inimesed, kes hääletasid liitumise vastu, see 33%, see 1/3, neil peab ka esindaja olema. Et okei, me ei olnud nõus liitumisega, aga nüüd me seal oleme, see oli enamuse tahe, et ega see 33% ära ei kadunud. Et nendel peab ka esindus olema ja me arvan tänase päevani, et euroskeptikutel peab ka poliitikas esindatus olema. Sa oled kampaaniates aktiivselt osalenud sisuliselt juba 25 aastat ja poliitikas üldse. Et kuidas sul selle vaimse tervisega on? Kuidas sa ennast maandad või kas sa seda jama, mida sa iga päev näed ja koged, viid sa selle koju ka? Pererüppe, lastele, kuidas hakkama saab? Küllap on tõsi ka see, et aja jooksul on ikkagi väga paks nahk selga kasvanud. Et kui ma näiteks mõtlen tagasi selle peale, milliseid infooperatsioone tehti meie vastu 2015 aasta Riigikogu valimiste järel, milline metsik nagu raev meie vastu suunati, seal tehti tohutut aplaavat löödi üle, et siis ma elasin seda üle. Kui ma mõtlen 23. aasta Prigožini vale peale, absoluutselt ei läinud korda enam. Lihtsalt see oli selline nii-öelda poliitiline probleem, millega tuli tegeleda, kommunikatiivne probleem, millega tuli tegeleda, aga lihtsalt ei torganud kuskil. Et seda ikkagi seal poliitikas sees olemine inimesi teeb kangemaks. See on tõsi. Ja nüüd siin on see oht, et kui sind tehakse kangemaks, sa võidki kaotada oma inimlikkuse. Muutudki küünikuks, muutudki selliseks, keda kes ei lase endale midagi ligi ega midagi sisse ja see ei ole ka hea. Ja ma proovin seda vältida. Kuidas ma seda väldin 2 või 3 moel, et ikkagi just nimelt nii-öelda ei vii poliitikat sellisel viisil koju, ehkki ma tean, lapsed ütlevad mulle, et näed, räägite jälle oma tööasju kodus, aga me püüame seda võimalikult vähe teha või ei vii. Et see nii-öelda perekeskel olemine on mul ei ole, ma kodus, mul telefon lülitub automaatselt hääletu peale teatud kellaajast, ma üldiselt proovin
nädalavahetusel üldse mitte arvutit lahti lüüa. Ma teen suvel puhkuse, kus ma keelan parteil muga ühendust võtmast partei kontoril või ka kolleegidel. Et noh, need on sellised asjad, et kuskil tuleb võtta see sein vahele panna ja elada normaalse inimese elu. Ja noh, üldiselt ma arvan, ma olen selline vaimselt tasakaalutum. Teine asi, millega muidugi ma tegelen, on tervisesport. Ikkagi see on üks väga hea viis stressi maandada. Ma käin mitu korda nädalas jõusaalis. Ja kolmas asi on see, et ma käin iga nädal kirikus. Ma olen kristlane korralik enda meelest ja käin ja see on ka väga tugev, et noh, mul vahel tulevad inimesed juurde, rahvakohtumistel juurde, ütlevad, et meie palvetame teie eest. Ma tean, ma tunnen seda. No, usuga on selline keeruline asi, et see on paljudele inimeste jaoks erakordselt intiimne suhe inimese ja Jumala vahel. Et mõned inimesed lähevad kirikusse siis, kui neil on raske, kui on tee risti ees või püsti ees, mis iganes on. Teised käivad lihtsalt tuimalt jõulude ajal ja lihavõtte ajal asjas süvenemata, et mis see religioon sinu jaoks siiski tähendab, et miks igal nädalal kirikus? No ütleme niimoodi, et asi seegi, kui sa käid siis jõuludegi ajal ja huvitav lugu või huvitav nagu mõtelda, et kui ma olin, sündisin 70-ndatel, eks ole, 80-ndatel ei tegelenud keegi laste ristimisega või leeritamisega, et minu jaoks see tuli kõik täiskasvanust peast. Ja minu lapsepõlve noorus pole nagu ainus kokkupuude kirikuga oli, kui kedagi maeti. Kui mõni vanem sugulane ära suri, siis sa läksid kirikusse, seal olid mustad linad väljas, eks ole, tühi suur kõleruum, eks ole, inimesi pole ja rusuvõhkkond. Ja siis, kui ma hakkasin seal nagu täiskasvanus peas käima ja need laulud, kogu see teenistus ise, see on ju rõõmus asi. See on meeleolu tõstev üleni. Vägev orel undab kõrgetel toonidel, et tegeli või ja siis, kui ma oma lapsed olen seal või ka ise käisin ju ristimisel ja ristimine on ilus asi. Ma olen laulatustel palju kordi kirikus käinud, ilus valge, kõik on ilus. Et kirikus tegelikult on, ta on kogu elu. Süüdist surmani, eks ole, aga elus on rõõmsaid asju rohkem kui neid kurbasid asju. Tegelikult on kirik helge, ilus ja rõõmus koht. Või vähemalt siis, kui sa seal süstemaatiliselt kohal oled. Aga ma olen, selles mõttes, see on ka pikk tee olnud, et 90-ndatel oli ja 80-ndate lõpul tegelikult Eestis oli väga-väga palju esoteerikat. Ja ma sattusin läbi oma klassivendade ka ühte nii-öelda Eesti küllaltki tol ajal tuntud ja sellisesse intensiivsesse esoteerilisse seltskonda, kus igasugustes asjadega tegeleti, räägiti astraalkehadest ja räägiti urant ja raamatud ja asjad ja kõik olid, see kõik oli väga huvitav ja kõik see oli, kõnetasin nii, aga ühel hetkel ma sain aru, või ühel hetkel küsida endalt, et mis seda kõike seob, mis see kõik, kus see kõik tuleb ja siis sa nagu lõpuks saad aru, et on ikkagi kõigel sellel on algus, kõigel sellel on looja, kõik see on mingisuguses hierarhilises korras ja kui sa sellest aru saad, siis miks sa tegeled vahemeestega või alumiste tükkidega, siis tuleb minna sinna allika juurde. 50-aastaselt on Eestis pahatihti komme, et vahetatakse oma abikaasa 25-aastase vastu. Sinul on 18. mail saab täis 25 aastat abielu, et sind Vanemuise väikeses majas õnnistati abiellu ja see on püsinud. Sul on 5 last. Jah, nii tore. Aga see on nii ebaharilik Eestis. Ja kusjuures ma alati, kui käin kuskil ringi ja eriti kui ma kuskil välismaal oma kolleegidega kokku saan ja tuleb juttu sellest, et kes on ja kuidas on ja mis on ja millega tegeled
ja siis ütled, et mul on 5 last, siis ma alati tõstan näpu püsti ja kõik ühe naisega. Kõik ühe naisega. et see on oluline, ütleme siis erisus. Ja noh, ma tänaseks päevaks olen nii vana. Ma täpselt ei mäletan, ma kuskil isegi kunagi arvutasin selle päeva välja, et kogu minu elu jooksul neid päevi, kui ma elasin ilma Eevata, on nüüdseks juba vähem, kui ma elan Eevaga. Ja ma ei taha midagi muuta. Ei taha midagi muuta. Et noh, võt selle aja jooksul ikka meil hästi levinud on Eestis, noh, kui inimesed jälle lahku lähevad ja siis selline nagu pisut minu meelest õõnes kalambuur, et me kasvasime lahku. Aga vaat lahku ja kokku kasvamisega tuleb tööd teha. Tähendab, kui sa ei tee tööd kokku kasvamisega, siis sa võidki lahku kasvada. Et me võtsime ikkagi seal üsna alguses, noh, meil oli ka selles mõttes hästi ju, et meie sõprusringkond oli väga suures osas sarnane või sama, noh, ülikooli kaaslased olid samad. Et mõlemal olid muidugi ka varasemast, mul mingid klassivennad ja noh, loomulikult sugulased ja nii, aga noh, suur osa sõprusringkonna tuumikust oli sama ja tundsime omavahel juba kaua, et meil oli lihtne, aga me võtsime kohe sellise selge teadliku, et meie käime koos, kui me käime väljas, me käime koos, me teeme asju koos ja me kasvame kokku. Ja noh, ega 25-aastase abielu jooksul on keerulisi aegu olnud, on olnud majanduslikult keerulisi aegu, on olnud emotsionaalsemalt keerulisemaid aegu, aga noh, see teadmine, et me teeme asju koos. Ükskord me vedasime jälle oma korterisse mingit uut mööblitükki, kuskilt olime saanud soodukaga, ise olime nii õnnelikud ja siis noh, vaatasime üksteisele otsa, et niimoodi me seda pessa tassime oma kraami. Ja sul on nüüd kokku 5 last, et see ei ole kerge ülesanne nende üleskasvatamine ja 3 vanemat tütart on juba noh, pea täiskasvanud või ongi täiskasvanud. Et nendega oli nagu üks periood elus ja nüüd on sul 2 väiksemat last, üks käib 2. klassis, teine käib 4. klassis, et sinu peres ei ole siis olnud selliseid hetki või kõhklusi, et oot, meil on nüüd 3 last, et nüüd me peame maja ehitama, et me muidu kuidagi välja ei pea või et kuidagi õlgadest läheb kitsaks korter? No ikka, eriti kui tüdrukud olid teismelised ja noh, igal ühel oma tuba vaja ja noh, siis ikka on olnud seda, me isegi otsisime vahepeal maja ja ühel hetkel noh, me käisime mingid majad isegi läbi ja noh, ütleme, ega ei olnud nii palju jaksu, et osta täitsa korras ja täitsa suurt ja täitsa uhket maja kuskil, noh, oleks pidanud ikkagi ostma mingi sellise, kus läheb igal juhul remondiks ja vaatasime üksteisele otsa, mõtlesime, et me ei taha seda koormat endale, et elame parem selles korteris edasi, korter on meil siiski suur, 6-toaline ja et noh, saame hakkama niimoodi. Ja lisaks sellele on meil siis endal ise ehitatud maamaja, mille me tegime ka juba. Ja tegelikult on niimoodi jah, et tüdrukud kohe, kui me abielusime, siis naks. Kõigil on 1,5 aastat vahet enam-vähem ja noh, ja siis tekkiski paus, noh, osaliselt ka selle tõttu, et majanduslikult oli raskem ja noh, ütleme, et meil kõik lapsed on planeerimata. Nii nagu tulid, nii tulid. Aga kusagil, kui nad olid juba seal noh, teismeliseks saanud, siis me vaatasime Eevaga üksteisele otsa, et aga väikseid tittesid tahaks ka veel kodus näha ringi jooksmas, et noh, et äkki võiks. Ja kohe saime. Nii et ei olnud vaja pikalt küsida. Ei olnud vaja pikalt küsida. Ja noh, aga siis, kui viimane laps läks 1. klassi, jälle vaatasime Eevale üksteisega otsa, et 12 aastat vara tõusmist veel. Ja sinu vanem tütar Helena õpib itaalia keelt ja kultuuri. Õppis juba, lõpetas. Juba koolgi lõpetatud. No nii, nakkuse sai ta sinult või? Ma arvan küll. Noh, ma siin pean ütlema, et minu armastus Itaalia vastu plahvatas, kui ma käisin, ma pean meenutama, see pidi olema 97 või 8 aasta.
90-ndate teine lõpp, kui ma olin ülikoolis õppisin ajalugu ja nii-öelda kõrvalaine oli kunstiajalugu ja kunstiajaloolased pandi bussi peale, õppelaenu panin sinna alla ja sõitsime bussiga Itaalia kultuurireisile. Ja see kestis enam-vähem 2 nädalat Poolast ja Austriast kähku läbi ja siis mul on selline emotsioon on siiamaani nagu elavalt kerkib mul põues esile, kui me tulime udustest, vihmastest Alpidest tulime alla, sõitsime ja siis tuli päike välja, sõitsime Veneetsia juurde, Veneetsias ka mingisugune kole betoonist parkla, kuhu buss pandi, siis läksime mingisuguse meretrammi peale, mis oli ka niisugune Itaalia ligadi-logadi. Ja siis tulime välja sealt selle nurga tagant ja järsku meie ees siis tuli see Grand Canal ja see kogu see Veneetsia oma absoluutses majesteetlikkuses, sellises sillerdavas kevadpäikeses. Ja siis ma ütlesin, et vabandage, kõik, lõppen, ma olen armunud. Ja kõik, mida ma seal veel nägin ja kogesin, kõik ainult kinnitasid seda, et ja siis võttis aega ja rohkem ma ei saanud Itaaliasse. Ja siis, kui me tagasi hakkasime tulema, ma ütlesin, et tehke midagi, et ma ei peaks siit ära minema. Kõik mulle meeldib seal, mulle meeldib keel, mulle meeldib toit, mulle meeldib loodus, mulle meeldib see arhitektuur. See on nii, mulle meeldib kõik, nende õlu, kõik mulle meeldib. Ja siis läks aega enam-vähem 20 aastat ennem, kui ma tagasi sain. Et me tegime, ja siis ma sain Riigikogu liikmeks, lihtsalt raha ei olnud ja lapsed olid väiksed ja see kõik ei tulnud välja lihtsalt. Ja siis läks aega 20 aastat ja siis me tegin oma, ma arvan, et kas see peaks olema 40. juubel. Võtsin ja läksin kogu perega siis ja tähistasime seda Itaalias 10 aastat tagasi umbes, või täpselt. Ja küllap, ja siis hakkasimegi käima seal, tol ajal Ryanair ja muud odavlennufirmad, see oli müstiline, kui odav oli. Ma mäletan, ühe lennuki me saime äkki 17 eurone pilet oli Itaalias, see lennuki pilet. Kohvri ostid juurde veel 15 või 10 eurot, eks ole. Ja ma mäletan, et me tegime seal kooli vaheajal, ütlesime, et läheks Saaremaale või Haapsalusse spa puhkusele. Ja vaatasin hindasid, ütlesin, et vabandust, ka koos lennuki piletiga ja hotelli piletitega meil on Itaaliasse odavam minna. Et piinlik, mis piinlik patrioot nagu ma olen, et ma olen käinud ka seal Haapsalus ja Kuressaares korduvalt, aga praegu ta enam nii odav ei ole, aga seal oli mingi periood, eks oli väga odav, me käisime 3-4 korda aastas kindlasti ja ju see ikka nakkas jah, teisiga. Nüüd sa lähed Rooma. Lähen jälle oma sünnipäeva tähistan oma Roomas koos kõik lapsed, kes ka Eestis ei ela ja kes elavad, osad elavad, üks elab välismaal, seesama Helena elab välismaal, üks elab eraldi oma kodus, aga kõik võtame pundi kokku ja lähme sinna ja siis vast sööme midagi head. Proovi Pepe Cacciat. Tead, mina olen muidugi lootusetu maiasmokk. Ehkki ma ütlen ausalt, et on teatud kalatoidud, mis mulle juba ka väga on meeldima hakanud, aga ikkagi nende see vaniljakreemiga asjakese. Ma kõik muu võin ära jätta. Jaa, kuule, aga ma lõpetuseks küsiks sult ühe küsimuse veel, et sinu poeg Edward, kui sa nüüd kujutad ette päeva, mil Edward on täiskasvanud ja loob oma pere, siis milline peaks olema see Eesti ja see maailm, kui Edward oma pere asutab ja loob? Meie kogu poliitiline kreedo ju sisuliselt keerleb selle ümber, et Eesti peaks olema Eesti. Eesti peab olema eestlaste riik, eestlaste rahvusriik, eestlastel peab siin olema hea. See riik teenib seda huvi, et eestlastel on siin hea. Oma keel, oma kultuur, oma, ütleme siis, elukorraldus. Ja
Ja noh, ja sellest tuleneb kogu see immigratsioonivastasus ja kõik, ja kui siin on hea eestlastel, siis ka neid Eesti lapsi sünnib ja siis meie rahvas kestab. Ja noh, see on see, mida ma tahaks, mille nimel ma olen töötanud poliitikas kogu aeg, et ma saan edasi anda või üle anda inimestele poliitika ja üle anda riigi, mis on ikka jätkuvalt eestlaste riik ja kus eestlastel on hea. Ja no see on igapäevane võitlus. See ei ole nagu, et teed midagi ära ja siis ongi tehtud. See on igapäevane võitlus. Nii et see on see, mis minu vedru on, mis mind poliitikas tagant tõukab ja noh, üldse lapsed. Sest noh, meie häda on ikkagi see, et neid inimesi, kellel pole järgmisse põlve midagi investeeritud, pole seda järgmist põlve, kellega lõpeb nende noh, nii-öelda horisont. Aga nendel inimestel ei ole vahet, mis neist maha jääb ja mul on. Me soovime sulle palju õnne sünnipäevaks ja edu ja jõudu ja tervist ja jumala õnnistust. Aitäh!